Kui Ukraina laiendab oma kaugmaarakampaaniat, seisab ta silmitsi väljakutsega. See kampaania on juba tõhus, kuid Ukraina soovib, et rohkem droone tabaks sihtmärke ja selleks peab ta tegelema Venemaa õhutõrjega. Liiga palju Ukraina droone suunatakse kõrvale või hävitatakse nende kaitsesüsteemide poolt. Mida vähem tõhusad on Venemaa õhutõrjesüsteemid, seda rohkem Venemaa põleb. See on lihtne kontseptsioon. Ja nüüd on Ühendkuningriik andnud Ukrainale lahenduse selle probleemile. Sa ei usu, mida Ühendkuningriik just Ukrainale andis, sest Ühendkuningriigi poolt loodud Harry Potteri stiilis relv on saamas sõja järgmiseks suureks asjaks. Ukraina tahab saata Venemaa tagasi kiviaega ja nüüd on see võimalik. Miks? Stonecloak on tulemas. 26. juulil teatas Telegraaf, et Ühendkuningriigi uus peaminister Andy Burnham on avalikustanud, et ta kavatseb sõlmida uue lepingu Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. See uus leping allkirjastatakse nende 2 kohtumisel mereväe laevatehases ja see saab olema tõestuseks, et Ühendkuningriigi toetus Ukrainale oma territooriumi kaitsmisel Venemaa vastu jääb kõikumatu, kinnitab Burnham. Nii et uus pakt ootab allkirjastamist. Mis sellest siis nii erilist on? Oluline on see, mida Ukraina saab. Selle lepingu alusel saab Ukraina spetsiaalselt välja töötatud signaalisegajad, mille Ühendkuningriik on loonud, et need integreerida oma uue relvaseeria sisse. Nii Mega Stonecloak muudavad need segajad Ukraina droonide tiibraketid Vene õhutõrjesüsteemide jaoks praktiliselt avastamatuks. Kujutage ette, et see on nagu nähtamatuse keep Harry Potterist, ainult et relvade jaoks. Seda ongi Ühendkuningriik lubanud tarnida. Aga asi läheb palju sügavamale kui see. Ühendkuningriik ei anna lihtsalt üle mõnda Stonecloaki ja ei lõpeta sellega. Ukraina saab litsentsi nende nutikate segajate tootmiseks iseenda jaoks. Stonecloakid ei ole Ukraina jaoks midagi uut. Ühendkuningriik on juba andnud Ukrainale tuhandeid signaalisegajaid, kuid isegi need tuhanded ei ole päris piisavad. Ukraina kaugmaarakampaania on 2026 aastal oluliselt hoogustunud, mille tulemusena on 10 000 Ukraina droone saadetud Venemaale ja okupeeritud aladele. Just seda Ukraina vajab. 10 000 Stonecloak, mis vastaksid Ukraina välja saadetavate droonide tohutule hulgale. Selle uue kokkuleppega saab Ukraina tehnoloogia intellektuaalomandi õigused, et neid massiliselt toota, võib-olla isegi sellises mahus, millega Ühendkuningriik ise hakkama ei saa. Enne Zelenski visiiti selgitas Burnham, miks ta selle otsuse tegi. Suurbritannia seisab Ukrainaga õlg-õla kõrval ja meie toetus on vankumatu. Venemaal ei tohiks olla mingit kahtlust meie otsuse kindluses ja me ei tagane enne, kui saavutame Ukrainale püsiva rahu. Burnham ütleb. Enne kui ta lisas, Stonecloak on Briti kodumaise innovatsiooni paremik ja on end rindel tõestanud ja see on ülioluline meie mõlema riigi julgeoleku kaitsmisel. See oli sõnum Putinile, et Ukraina droonid ja raketid muutuvad peagi nähtamatuks ja ta ei saa selle vastu midagi teha. Kuigi Ühendkuningriik tahab tõestada, et seisab endiselt Ukraina kõrval, mis on omakorda tugev hoop Putinile, kes püüab Euroopas lõhesid tekitada, selles uues kokkuleppes on ka omakasu element. Ukraina saab valmistada Stonecloaki seadmeid. Vastutasuks Ühendkuningriik saab koguda massilise kasutuse andmeid segajast, mis on juba tõestanud oma väärtust Ukraina rindel. Briti armee juhid ütlevad, et andmeid Stonecloaki toimivuse kohta kogutakse siis, kui see on massiliselt kasutusele võetud. Seda teavet kasutab Ühendkuningriik järgmise põlvkonna rakettide ja droonide arendamisel. Eriti soovib Ühendkuningriik näha, kuidas praegune segaja versioon töötab, sest kavatseb Stonecloaki integreerida Project Breakstopi, mis on peagi tulev madala hinnaga tiibrakett. Me kujutame ette, et nii Ühendkuningriik kui ka Ukraina kasutavad kogutud andmeid Stonecloaki täiustamiseks, muutes selle veelgi tõhusamaks, kui see seisab vastamisi Vene õhutõrjega. See uus leping on Ukraina jaoks väga oluline mitmel põhjusel, mida me varsti selgitame. Aga kõigepealt suur küsimus. Mis täpselt on Stonecloak? Stonecloak on uut tüüpi signaalisegaja, mida saab paigaldada droonidesse ja rakettidesse. See on loodud selleks, et aidata neil relvadel ületada õhutõrjesüsteeme. Euroactivil on veidi rohkem teavet. Need summutid on väikesed, umbes tahvelarvuti suurused. Neid saab paigaldada otse relvale, mida Ukraina kavatseb kasutada ja need töötavad õhutõrjesüsteemide signaale segades, mis võimaldavad neil süsteemidel Ukraina mürske jälgida ja sihtida. Sellest võime järeldada, et Stonecloak mõjutab mitte ainult õhutõrjesüsteemi ennast, vaid ka süsteemiga seotud radarit. Peale selle teame vähe enamat kui oletusi. Tõenäoliselt kasutab Stonecloak raadiosageduslikku segamist, et muuta mürsud raskesti tuvastatavaks. Kuna ametlikke andmelehti pole avalikustatud, saame vaid eeldada, et see hõlmab ka raadiosagedusalasid, mida kasutavad Vene varajase hoiatuse ja jälgimise radarid. Ukrainal on vaja leida ka olulisi osi, et ise Stonecloak toota. Nende hulka kuuluvad pooljuhid, võimendid ja RF-moodulid. Kõiki neid Ukraina näib suutvat hankida ka oma teiste relvade jaoks. Tõenäoliselt ei tohiks Ukrainal olla raskusi nende komponentide hankimisega, kuigi igaühe kogus, mida ta suudab osta, võib piirata Stonecloakide arvu, mida Ukraina endale valmistab. Kuid see on tuleviku probleem.
praegu on Ukraina rõõmus, et on saanud õigused valmistada seadet, mis võib tema sõjas Venemaa vastu tohutut vahet teha. Aga enne kui läheme sügavamale sellesse, miks see muutus on tulekul, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui teile meeldib see, mida meie kanalilt näete, siis ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et ei jääks kunagi ilma meie analüüsidest Ukraina poolt kasutatavate uusimate relvade kohta. Alustame sellest, mida Stone Cloak hakkab tõrjuma. Venemaa õhutõrjesüsteemid. Kuigi selles samas kanalis on palju räägitud sellest, kui halvasti need õhutõrjesüsteemid toimivad, kuna Ukraina droonioperaatorid on suutnud juba ainuüksi 2026 aastal korraldada sadu rünnakuid Vene sihtmärkide pihta, need on endiselt probleemiks. Ja kui Venemaad uskuda, siis püütakse kinni palju rohkem Ukraina droone, kui neid tegelikult jõuab sinna, kuhu Ukraina neid saata tahab. Näiteks Al Jazeera teatas, et Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje hävitas 571 Ukraina drooni ühes ainsas öises rünnakus, mis toimus vastu 24. juulit. 2025 aasta lõpupoole Royal United Services Institute viis läbi uuringu, millest selgus, et vähem kui 10% Ukraina poolt välja lastud droonidest jõuab sihtmärkideni. Kas see on nii ka üle poole aasta hiljem, ei ole selge, aga mis siin tõesti oluline on see, et Ukraina soovib, et tema kaugrünnakud oleksid veelgi tõhusamad kui praegu. Õhutõrje otsene ründamine aitab sellele kaasa, sest see loob droonidele ja rakettidele turvalised õhukoridorid. Kuid Ukraina eesmärk on nüüd veelgi suurem edu. Mis oleks, kui Ukraina suudaks välja lasta 600 drooni? Ja neist 20% või isegi 30% tabaks sihtmärki. Seda võiks võimaldada Ühendkuningriigis Stone Cloaki otsus. Kui Ukraina suudab neid seadmeid masstoota nii, et saab need paigaldada enamikele, kui mitte kõigile rakettidele ja droonidele, mida ta Venemaale ja okupeeritud aladele tulistab, siis on tal käes tõsine jõukordisti. Mõelge, mida see tähendab näiteks rafineerimistehaste rünnakute jaoks, mida Ukraina on korraldanud? Need rünnakud on juba praegu tõhusad. 25. juulil Ukraina korraldas veel ühe rünnakut Tjumeni rafineerimistehasele, mis asub 2000 kilomeetri kaugusel tema piiridest. Rünnak põhjustas tulekahju. See tulekahju oleks olnud veelgi suurem, kui rohkem Ukraina droone oleks kaitsetest läbi murdnud. Nendel rünnakutel on Ukrainale ka kulude mõttes eeliseid. Kuigi droonid pakuvad odavat võimalust kaugmaa rünnakute läbiviimiseks, drooniparvede saatmine, mis kunagi sihtmärgini ei jõua, tähendab siiski, et Ukraina raiskab iga rünnakuga kümneid tuhandeid, kui mitte sadu tuhandeid dollareid. Jällegi, Stone Cloak võiks seda muuta. Kogu Ukraina süvarünnakute strateegia loogika muutub selle tulemusena. Ja mis puudutab mõju Venemaale, siis see viib meid sujuvalt teise põhjuseni, miks see Stone Cloaki litsentsileping on nii oluline. Pikamaa strateegia, mis juba praegu laieneb ja töötab väga hästi, omab nüüd potentsiaali põhjustada tohutut majanduslikku ja psühholoogilist valu Vene elanikkonnale, kes juba tunneb sõja mõju, mida nad kunagi ei arvanud oma uksele jõudvat. Kui Venemaa tungis 2022 aasta alguses Ukrainasse, polnud isegi mõeldudki võimalusele, et droonid ja raketid võiksid ulatuda 2000 kilomeetri sügavusele Venemaa territooriumile. Isegi siis, kui esialgne sissetung ebaõnnestus ja Ukraina hakkas saama lääneriikide rakette, nende rakettide tegevusraadius piiras rünnakud Venemaa piirialadele, samuti Krimmi ja Musta mere piirkonnale. Liigume kiiresti aastasse 2026 ja olukord on väga erinev. Ukraina ei ole enam võimeline ainult kaugmaa rünnakuteks, nagu nägime Tjumeni puhul. Ukraina korraldab neid rünnakuid nii sageli, et isegi kõige külmaverelisemad venelased on ärevil. Mais avaldatud United 24 meediaraportis toodi välja, kui palju on Ukraina kaugmaa rünnakute kampaania eskaleerunud. Augustis 2024 Ukraina lasi Vene sõjaliste sihtmärkide pihta välja veidi üle 1000 drooni. 2025 aasta juulis on see number tõusnud 3000 nii, aga 2026 aasta märtsis kasutas Ukraina juba umbes 7000 drooni ühe kuu jooksul, mis oli piisav, et Ukraina ületaks Venemaa teisele poole territooriumile saadetud laskekehade arvus. Venemaal ei ole enam ühtegi rahulikku tagalat üheski olulises kohas. Ainsad kohad, mis on Ukraina droonide eest turvalised, asuvad Venemaa Kaug-Idas, mis on Ukrainast nii kaugel, et see on sisuliselt ebaoluline. Välja arvatud see, et see annab Putinile piirkonna, kus ta saab sõdureid värvata. Nendel rünnakutel on lisaks numbritele ka oma eesmärk. Ukraina püüab Venemaa majandust halvata, samal ajal kui ta tuletab Putini rahvale pidevalt meelde, et nende juhi alustatud sõda mõjutab nüüd ka neid endid. Majanduslikus plaanis avaldavad Ukraina droonid juba soovitud mõju. 6. juuli raportis avaldas Telegraph, et 2025 aastal läks sõja majandusliku mõju tõttu pankrotti 500 000 venelast, lisades, et riiki ähvardab nüüd plahvatuslik panganduskriis. Majanduskasvu pole ka niipea oodata. Venemaa majandusministeerium on olnud sunnitud korrigeerima oma sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvuprognoose 2026 aastaks 1,3%-lt 0,4%-le. Sama kehtib ka 2027 aasta kohta, kus SKP kasvuprognoos on nüüd 1,4%, varasema 2,8% asemel. Ja need on Venemaa ilustatud andmed, nii et võib kindel olla, et tegelik olukord riigis on palju hullem. Ukraina süvalöögid on olnud nende majandusprobleemide suur põhjus. Need on samuti kaasa aidanud kütusekriisile Venemaal, mis hõlmab enamiku riigi piirkondadest ja on põhjustanud eriti suurt valu Krimmi okupeerijatele, keda üha enam isoleeritakse nii kesk- kui ka kaugmaa löökidega.
Ukraina on hakanud ründama isegi näiliselt tsiviilettevõtteid, nagu näiteks Wildberries, mida peetakse Venemaa Amazoniks. Wildberries ei ole nii süütu, nagu Venemaa püüab uskuma panna. E-kaubanduse platvorm pakub oma poes droone, komponente ja isegi sõjaväevarustust. Löögid ettevõtte ladudele, mida Ukraina on juulis mitu korda teinud, tähendab, et miljardite dollarite väärtuses kaupa läheb leekidesse. ettevõtjate jaoks, kes toetusid Wildberriesile oma äride jaoks, Saadud löögid on laastavad ja surmavad. Wildberries on nüüd peitnud sõjalised kategooriad oma veebiplatvormil. Just nii hirmuäratavalt tõhusad on Ukraina kaugmaarünnakud. Nüüd lisa sinna juurde Stone Cloak. Kui need nähtamatuse mantlid on nende droonide külge kinnitatud, muutub kampaania, mis juba praegu põhjustab Venemaa majandusele ja rahvale tohutult valu, veelgi intensiivsemaks. Ukraina ei pea suurendama välja saadetavate droonide arvu. See muutub lihtsalt tõhusamaks nende droonidega, mida juba Venemaale saadetakse. Ja uue litsentsilepingu ajastus ei saaks olla parem. Pärast 26. juuli kohtumist sõjaväejuhtidega teatas Zelenski, et Ukraina on koostanud uue nimekirja sõjalistest sihtmärkidest, mida kavatsetakse Venemaal rünnata. Täna leppisime kokku operatsioonide jätkamises ning uuendasime prioriteetsete sihtmärkide nimekirja vastavalt nende tegelikule mõjule Venemaale ja tema võimele seda sõda jätkata ja pikendada. Zelenski ütles lisades: peamine eesmärk on avaldada Venemaale veelgi suuremat survet diplomaatia suunas. Relvaosade tootmise häirimisega, põhjustades nafta ja muid majanduskahjusid ja tuues selle sõja tagasi tuttavale pinnale. Stone Cloaki litsentsimine ja tootmine ei pruugi olla piisavalt kiiresti üles seatud, et mõjutada neid konkreetseid sihtmärke, aga tulevikus lisandub neid veel. Ukraina droonid ei kao kuhugi. Tegelikult lähevad küll otse Venemaale ja Stone Cloakidega varustatuna veelgi sagedamini tabavad need sihtmärkide südamikku, mille Ukraina oma droonioperaatoritele määrab. On veel üks põhjus, miks Stone Cloak teeb Venemaale muret. See on veel üks märk sellest, et Ukraina teeb oma partneritega koostööd kaugelt üle selle, mida Putin võimalikuks pidas. Jällegi viime teid tagasi sellesse, millisena Venemaa arvas Ukraina 2022. aastal alati jäävat. Venemaa jaoks oli Ukraina nõrk riik. Tõsi, ta suutis algsele sõjalisele erioperatsioonile vastu seista, aga pärast seda jäi ta ellu ainult tänu sellele, et lääneriigid saatsid Ukrainale miljardeid dollareid väärt relvi. Ukraina toetus loomulikult nendele relvadele sõja esimestel aastatel väga palju, kuid nüüd on toimunud muutus. 2022. aastal võttis Ukraina vastu kõik relvad, mida pakuti, ja ta oli väga selgelt abisaaja rollis. See sobis Putinile. Kuigi ta vihkas kollektiivset läänt selle eest, et nad Ukrainale appi tõttasid, ta uskus ka, et suudab lääne liidreid manipuleerida, et nad lõpuks selle abi ära võtaksid. Ta pidi lihtsalt kujutama Ukrainat kui parasiiti, kes ei vääri ellujäämist. Eesmärk oli lõhestamine. Aastal 2026 ei ole Ukraina enam see nõrguke, kelleks Venemaa teda kujutada tahtis. Ausalt öeldes ei olnud see seda kunagi. Aga nüüd näeme riiki, mis panustab aktiivselt Euroopa ja üleilmsesse kaitsevaldkonda, mitte riiki, mis sõltub ellujäämiseks ainult teistest. Mõelge, mida tähendab see, et Ühendkuningriik annab Stone Cloaki litsentsi Ukrainale. See ei ole lihtsalt see, et Ühendkuningriik lubab Ukrainal relva ehitada. See on tunnustus sellele, et Ukraina kaitsetööstus on kasvanud nii suureks ja keerukaks, et sellele võib usaldada ühe kõige kaasaegsema süsteemi ehitamise, mille Ühendkuningriigi sõjavägi on välja töötanud. Siin näeme tunnustust Ukrainale kui tõusvale kaitsetööstuse suurvõimule. Ukraina kaitsetööstuse väärtus oli sissetungi alguses $1 miljard, kuid nüüd on selle võimekus kasvanud üle 55 miljardi. Ukraina ei ole enam lihtsalt abisaaja, see on panustaja. Ja Ühendkuningriigi poolt Stone Cloaki litsentsi andmine on tunnustus sellele, et Ukrainast on saanud hinnatud partner Briti kaitsetööstuses. Täpselt nagu Ühendkuningriik on hinnatud partner Ukrainale. Selliseid asju näeme. 2026 aastal, üllatavalt sageli. Stone Cloak on lihtsalt viimane näide järjest kasvavast arenenud tehnoloogiate reast, mille tootmiseks antakse Ukrainale litsentse. Varem tegi USA šokeeriva avalduse, et kavatseb anda Ukrainale litsentsi Patrioti raketitõrjerakettide tootmiseks, mis tähendab, et üks maailma kõige arenenumaid õhutõrjerakette hakatakse tootma Ukraina pinnal. Defense Express teatas 23. juulil, et Patriot rakettide tootja Raytheon peab nüüd aktiivseid läbirääkimisi Ukrainaga, et see litsentsileping sõlmida. Prantsusmaa andis samuti juuli alguses Ukrainale litsentsi mitmete relvade tootmiseks, andes Ukrainale loa toota omaenda Aster 30 õhutõrjerakette, ASM Hammer pommikomplekte ja Scalp tiibrakette. Need lepingud ja Stone Cloaki kokkulepe kinnitavad, et Ukrainast on saanud Euroopa kaitsekeskne lüli. Suurbritannia tunnistab seda fakti. Suurbritannia näeb väärtust selles, et Ukraina toodab seda segajat, sest Ukraina saab seda seadet testida nii, nagu ükski teine riik ei suuda ja suudab seda usaldusväärselt toota. Nii et pole välistatud, et Ukraina hakkab pärast seda tootma Stone Cloak'ega Suurbritanniale. Atlantic Council on isegi nimetanud Ukrainat Euroopa kilbiks ja selles on iva. Kui Venemaa on vaenlane, kelle vastu kogu Euroopa teab, et peab astuma, Ukraina loob tegevusplaani, andes samal ajal oma partneritele väärtuslikku aega valmistumiseks. Mis puudutab Putinit, Stone Cloaki leping on seni kindlaim märk sellest, et tema katsed Ukraina partnereid lõhestada ja heidutada ei toimi.
see ongi peamine punkt, millele Burnham uue lepingu väljakuulutamisel viitas. Venemaa üritab siiski jätkuvalt lõhestada. Ta on varjatult oma varisõda intensiivistanud, püüdes taas peatada Ukraina toetamise. Partnerite territooriumil on registreeritud sabotaažiakte, samuti droonide sissetunge ja operatsioone veealuste kaablite läheduses. Desinformatsioonikampaaniad ja migratsioonirelvana kasutamine. Kõik see on mõeldud selleks, et hirmutada riike nagu Ühendkuningriik nii palju, et nad lõpetaksid selliste asjade tegemise nagu Ukrainale litsentside andmine seadme tootmiseks, mis muudavad Venemaa nõrgemaks ja Ukraina tugevamaks. See ei toimi. Ukraina partnerid näevad sellest kõigest läbi ja teavad, et meeleheide on kõige aluseks, mida Putin teeb. Suurbritannia Harry Potteri stiilis relv on lihtsalt viimane, mis Ukrainasse jõuab, hoolimata kõigist Venemaa katsetest meelitada ja hirmutada. See ei jää viimaseks. Ja Stonecloak liitub üha kasvava nimekirjaga relvadest, mida Ukraina ise ehitab, et Venemaa kiviaega tagasi saata. Üks neist relvadest on uus täiendus lahinguväljale ning see toob lahinguväljale ühe naelajagu kaost termobaarilise granaadi kujul, mis põhjustab Venemaa vägedele tõsiseid probleeme. Tahad rohkem teada saada? Vaata meie videot, kus me käsitleme RGT-45 500 grammist taskusuuruses termobaarilist granaati üksikasjalikult. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet ja vajuta teavituskella, et olla esimeste seas, kes näevad meie aruandeid Ukraina uutest relvadest. Aitäh vaatamast! See